Sellega saab kõike kuivatada peale toiduõli ja kanamuna. Mina olen juba, ma ei ole lugenud, aga hästi palju asju ära kuivatanud. Tähendab, masin on 3 restiga, täiesti automaatne. Elektriandur on siin, mis temperatuuri reguleerib olenevalt sellest, mis siin kuivab, kui suured tükid, kui suure veesisaldusega, sellest kõik oleneb see, kuidas ta seda temperatuuri reguleerib. Ja kuna peal on temperatuuri näit 35 kuni 70-ni, tähendab, ma saan ürte juba 35-ga. Neid asju on väga palju ja üldse, mida madalamal temperatuuril, seda paremini säilivad kõik aroomid, kõik maitsed, kõik lõhnad on suurepärased. Siis tuleb alati kontakt pistikust välja võtta. Kui ma tõstan ta ära seisma puhkeasendisse, on mõttekam. Aga muidu töötamise ajal ma ju tahan vahepeal vaadata, ma tahan reste võib-olla vahetada. Ülevalt muide tuleb sellel masinal soojus, tähendab siit restide vahelt see õhk käib ringi niimoodi ülevalt allapoole. Ja ma tahan kindlasti vahepeal vaadata, sest kui mul on 3 resti, samas on inimesel võimalik juurde osta kuni 4 resti, sest võimalik on töötada 7 restiga. Näiteks, kui mul on siin selle resti peal õunad peeneks lõigatud, siis ma võin panna teda mitte nii, et ma laon üksteise kõrvale, vaid nad olid mul ikka pool resti peaaegu, õun ju kuivab väga palju kokku. Siia ma saan ka miks panna niisuguseid peeneid, sest näete, normaalne rest on niisugune, ilusate ruutudega. Siia ma panin suuremad lõõd, mis ma olen käega lõiganud, umbes poole sentimeetrised. Noh, nii kuidas ka keegi tahab, kus tahab paksemat ja ei pea sugugi ootama seda lõppu, et õun krõbe oleks. Tavaliselt praahjus kipub minul küll näiteks alati krõbedaks minema. Kui ma teen õuna pooleks ja siit enam niiskust ei tule, see on juba paras aste ja ta seisab täiesti. Aga et ma saaksin panna väikseid õunu, selle jaoks on võimalik inimesel osta juurde niisugused ilusad katted siia põhja. See on Deflex kate. Näete, tal on õliplekid. Need on sellepärast, et ma alles eile kuivatasin tomatipüreed siin peal. Siin ei pea ainult tomatitükke kuivatama või poolikuid või terveid tomateid, vaid võib ka püreed. Täpselt nii, nagu mul on praegu siin õunapüree peal. Selle võib rulli keerata, õunavahvlid, siin on ainult õunapüree ja maitsestada võib nii, kuidas tahab. Minul on ainult natukene kaneeli. Näete, ma näitan teile tomatikettad, mis on täpselt samuti tänu selle Deflexile. Siin on nüüd ribastatud tomat olnud. See on küllalt suur, siin ma lõikasin tomati 8. Ja näete, siin on lihatomativiilud. Need ei ole need tomatipüreed. Need on lihatomativiilud. Aga tomatipüreed on siin basiilikuga. Need ma lasksin üsna krõbedad. Need on väga mõnusad süüa ja kõik see värske aroom, see lõhn, mis tomatiga kaasas on, see kõik on ju olemas ja siin on toore peedilaastud. Näete, kui ilus punane ta on. Aga siin on mul nüüd peed natukene aurutatud, see on nüüd peedi kommi moodi juba umbes. Masinaga töötamine, kui mul on kõik 7 resti näiteks ostetud, siis ei ole see isegi mitte minule liiga kulukas. Kui ta töötab 70, kõige kõrgemal temperatuuril 70, siis läheb ta maksma 40 senti tunnis. Nii et kui ma arvestan muu küttega ja elektripliitides või kuidas ma kuivatan, siis ta kallis ei tule. Aga võlu on nüüd selles, et ma olen avastanud endale, et ma võin kõik oma jõulukingid, ma võin ei tea missugused kingid kõik teha ja järjekorras ma ei pea ju üldse kiirustama, et ma pean nüüd tegema. Õunad, mis mul kasvavad, nii et ma pakin talvel korvide sisse, mul on vitskorvid selle jaoks, jahedas, aga nad hakkavad ikkagi ükshaaval
ja mingil ajal nagu ei tasu neid enam hoida. Need kõik võib aega mööda siis järjest ära kuivatada. Niisama on porgand, peet, mis tahes juurvili, sibulad. Midagi ei lähe kodus halvaks, kui on niisugune võimalus.